Tervitus. Tahas teile jutusta ühtest Urvaste kandi viiulimängijast Hiobi Ottost. Otto viiulimäng oli hoogne ja meisterlik. Talle meeldis pruuki hulga ilostusi ja omaperäseid taktisi. Sündinu on ta 1865. aastal nii tegelikult Mulgimaal Helme Jihkunnan Talva talon. Tuu pärast kutsuti teda Eldnäppäga lihtsal Mulgis. Ta oli päämitselt põllumiis, ent viiulimäng oli tema pere avvasöön ja mitut põlve. Oma edimetse viiuli tegi ta karatsurana haavapakkust ja sai määntsigi viiulimuudu mässetuse valmin kah. 16-aastaselt olda jo pulmapillimiis. Ütles see 12. aastaga saa lõpul nakatu tantsma ka uuempaid tantse. Näütuses polkasi, relendri, miihi tantsi kassatskit. Noid hoogsaid tantsulugusid on Hiobi Ottolt ka üles võet. Tal arvati oleva umben 100 lugu. Siin ongi üks Eesti kassatsk. Joakiti Kristjanile oppas ta ka viiolite kokkumängy ning nad käve ka sagehaja kuun mängmes ja seoman õnne kuulmise perre. Joakit ei tii nii palju ilostusi, a time omava klaarimalt välja mängit. Nende kate viioli kokkumängyman kuulemi umapärast jupilde saatmist. Tuu perre saa kohe arvo, kia mängiva. Saate osa ole sakelt täysmängit, nii kui võis uudata säänsest mänguviisist. Õnnen jo ütsiku akordi omava lause pääle hää maitsega ja kimmelt ärri jäutadu. Tampere ja Põldmäe kogumiskäigust on Põldmäe Hiobi ja Joakiti kotsile kirjut. Hoolimata väega halvale ilmale tulga Ott kotusseli. Miihi mängse terve päiva kate viioliga kokku, selle, et näide omava esiereliselt palju vana rahvaperesi tantsulugusi ja olivaga kokku mängis hääd. Käie Miihiga vaihtupeal kõrtsiman sõprust kinnetaman ja mängu himu nõstman. Selle, et Ott tükk uskliku inemisena pallusi tarrihe. A viinavaim and võidu vanapoissilikule elurõõmule, nii jumala sõna jäive kuulemata ja aiglats mängu ja tantsu pääle. Saime suure saagi ja jäimi ärminnes kõige parempates sõprades, selle, et mi esipidasime olema ka suure naljamiihi, kinkin kuulsa külapillimiihi võõriskõlemist tunnessiva.